Kujutage ette, et peate reisile minema 2 väikse lapse ja vanaemaga. Selleks peate te tõenäoliselt tõusma 3 tundi enne päikese tõusu ja enda lennujaama viimiseks peate tellima kalluri. Aga ajujahis on üks võistkond, kes lubab siis selle osa ehk pagasi probleemi enda kanda võtta. Siin on siis see asi. Viige ära. Tervist! Et siis kõigepealt me mõõdame, võtame täpselt mõõdud kohvil ja märgime need üles. Meil on selle jaoks paber. Teete nagu check-in'i ka minu eest ära vaata? Jah. Et ma ei pea ise üldse minema? Et saate käed taskus minna. Nii. Kaalume. Okei. Nii, mis ta näitab siis? Lennukõlbulik. Kohver kaalub umbes 20 kilo. See on vale! Ma kaalusin selle kodus üles ja kaalub 25. Meil on üks probleem lihtsalt, et meil hetkel unus pataks maha. See ei tööta tegelikult. Aga kas teid huvitab ka, mis mul seal sees on? Jah, kõik, mis on keelatud, ei tohi seal olla, et see meid huvitab. Ma ei tea, vaataks sisse siis. Sander teed äkki. Gaasi ei tohi olla seal. Et selle peate ostma siis sihtkohas. Ahah, gaasi ei tohi olla. Nii. Selle võtab koju jätma. Mul on siin väike see. Ei, hantlid võivad olla. Võivad olla, jah? Need võite kaasa võtta. Et ikkagi, kui ma olen metsas matkal, et siis nagu... Siis tulemasin on okei, jah? Tulemasina peate võtma kaasa endaga lennukisse. Lennukisse? Käsipagasisse? Jah, põuetaskusse või taskusse. Ja see läheb turvakontrollist läbi. See väike tasku on tühi. See on gluteenivaba jahu, sest seda on väga raske vahel välismaal nagu leida õigest kohast, on jah? Ja sellega võib väike probleem tulla lennujaamasid teid võidakse kutsuda eraldi veel. Ja see on kristalli tegemispulber, sellega saab kristalle teha. Ongi niisugused kahtlased asjad, mis tegelikult nagu on lubatud, et siis me saame seda ka kohe check-inis teada anda. Ise tegelete selle probleemi. Mul on üks küsimus veel. Ma nüüd kutsun teid enda juurde, on jah? Annan teile kohvri, kust mina tean, et te midagi sellist ise sinna sisse ei pane. Selleks on meil plomb. Tähtis jah. Viige siis ära. Teenuse hind sõltub kohvri suurusest ja kliendi kaugusest lennujaamast. Näiteks keskmise suurusega kohver maksab 15 eurot tükk ja kilomeetri hind on 60 senti kilomeeter. Turvalisuse kaalutlustel, kas üldse keegi teine võib teha check-in'i? Tohib, sellepärast, et hetkel ei ole mitte kuskil kirjas. Me oleme vaadanud neis siis erinevaid lennundusseadusi ja ka välismaal on võimalik tegelikult teha broneeringu numbri järgi check-in. Okei, ja te olete valideerinud selle? Hetkel ei ole, aga me lähme nüüd lennujaama kolmapäev. Okei, no see on üsna oluline. Sellepärast, et kui seda teha ei ole võimalik, siis te peate kõik ümber mõtlema. Jah.